vaatame siis oma taimele peale ja püüame kõigepealt selgeks saada, kas temaga on kõik korras, kas lehed on ilusti rohelised, kuskilt ei kleebi, kuskil ei ole mõnda täid, kas pruuni kildtäid, hallikat, vatjat, villtäid. Samamoodi vaatame, kas need lehed on tal helerohelised, tumerohelised, kas ta vajab puhastamist ja teeme selle enda jaoks selgeks. Hästi mugav vahend on tegelikult sellised niisutatud lapikesed, millega võib tolmust ära puhastada. Ühtlasi tegelikult see aitab kohe ka neid putukaid eemaldada, et kui te näete, võtate kohe ühe roksuva need kõik kaasa. Kui see leht nüüd kannatab, et kui on õrnemad lehed, siis on õrnemalt, kui on tugevamad lehed, siis on tugevamalt. Meil on siin võrdluseks näha 2 palmi. Üks näitab selgesti, et ta tahaks saada uut potti. Teisel aga tundub, et tal ei ole nagu häda midagi. Võib-olla ainult lehed on natukene heledamad, ehk siis teda peaks hakkama nüüd kevadel väetama. Mis taime puhul näitab selgelt, et ta vajab ümber istutamist? See, et tal on need juured niimoodi kõik siin püsti ja väljas, ta peaks olema mullas võt siiamaani. Samas ei tohi palmi istutada ka liiga suurte potti, et me nüüd võtame kohe mitu numbrit suurema ja paneme ta sinna, et ta ilusti ära mahuks ja ümber oleks hästi palju vaba mulda. Seda teha ei tohi. Et siin ma pigem näitangi seda, et on 2 potti, üks on ainult natukene suurem. Ja vaatame, kui me ta paneme siia, siis ta ikkagi siia ära ei mahu. Et me neid juuri nüüd lõikame lihtsalt ühe ringi siit alt ära. Ja lõikame neid nii palju, et ta mahuks ilusti uude potti ja nii sügavale, et siis see juurekael oleks ilusti mulla pinnal. Lõikame nagu selle rõnga kohe alt ära. Aga nüüd, kui seda kodus teha, siis peab arvestama sellega, et suur hulk juuri on taimele eemaldatud, et kastmisega peab nüüd pärast seda olema väga ettevaatlik. Et mingil juhul ei tohi teda üle kasta. Kui nüüd toalille substraadidest rääkida, siis mille alusel neid valida? Poes on väga hea kohe lugeda, missugustele toalilledele nad on mõeldud. Siin on näha ilusti see, et on toa sõnajalad ja titsenpahnid ja paljud teised taimed ja selle peal on kohe näha toapalmid, asparid ja nii edasi. Nii et siis palmi jaoks sobikski meile see mullasegu. Palm üldiselt tahab saada sellist natukene raskemat ja sihukest rammusamat mulda, aga samas, et seal sees oleks korralik kas siis nüüd kruusa, kerdkruusa või siis sihukese jämedama liiva osakaal üsna suur. Vesi peab korralikult läbi käima. Nüüd ma siis teen sellise drenaažikihi poti põhja. Nii et panen ühe poti killu ja natukene lihtsalt selliseid kruusaterasid. Ja siis panen ka hästi väikse kihi juba uut mulda põhja. Nii, esialgu mahub seda mulda siia nüüd hulgaliselt. Nii, ja nüüd samal ajal, kui ma seda mulda siia kinni surun, ma surun ka taime allapoole, et ta siis veel läheks sügavamale. Kuidas üldse otsustada taime väetamisvajaduse ja määra üle? Kui ta on ilusti kõik roheline ja tundub, et tal on kõik korras, siis ei ole vaja teda väetada. Aga kindlasti nüüd ütleme kuu-poolteist, siin on neid toitainet piisavalt, sellest talle jätkub. Ja palm ei ole ka selline, kes tahaks nüüd väga hirmsasti väetamist saada. Ma tahaks saada teda niimoodi, et tal enam-vähem see juurekael tuleks siia selle pinnaga tasa või isegi natuke peaks allapoole minema, et jääks ka väike kastmise ruum. Kui on võimalik, siis poes on müügil ka juba selliseid piklikke potte, mis on kitsad ja piklikud. Ja palmidel ongi just need piklikud potid väga hea.